Tule nüüd, mees. Noh, seal sa oled. Lase ma vaatan aad. Ding Dong Ditchi mäng ja mitte eriti õnnelik majaomanik. Ma lihtsalt sõitsin teist teed mööda alla ja tulin tagasi ning ta tulistas mu autosse. Ma räägin ülestõusmispühade nädalavahetusest, mis läks kohutavalt valesti. Mina olen Angela Levy ja see on Crime Fix. Teate küll, Ding Dong Ditch on mäng, mida peetakse teismeliste jaoks omamoodi täiskasvanuks saamise rituaaliks. Aga kui oled majaomanik, siis on see ilmselt üsna tüütu, kui keegi su uksekella helistab, eriti vara hommikul või keset ööd. Ohios läksid asjad ülestõusmispühade nädalavahetusel täiesti käest ära, kui politsei sõnul mängis teismeliste grupp Ding Dong Ditchi majaomaniku juures, kes ei tahtnud mänguga kaasa minna. See majaomanik Jarvis Godfrey lõpetas ülestõusmispühadeks vanglas. Ma selgitan miks. See juhtum viib meid Green Townshipse, Cincinnati äärelinna. Tavaliselt on see vaikne piirkond. Aga laupäeval 4. aprillil, päev enne ülestõusmispühi, läks asi enne kella 7 hommikul veidi lärmakaks ja politsei saabus kohale. Kuulake, kuidas politseinik räägib teismelise tüdrukuga? Hästi. Mis siis täna hommikul juhtus? Ma läksin neile järele, et koos hommikusööki süüa. Mis kell see oli? See oli sõna otses mõttes vähem kui 30 minutit tagasi. Kust sa nad peale võtsid? Kohe nurga tagant. Kas sa tead selle tänava nime? Mäk. Kohe nurga taga. Jah, nii on kirjas. Nii et mis juhtus, kui sa ta peale võtsid? Ja nad tulid mu autost välja ja koputasid uksele. Mis? Nad tulid mu autost välja ja koputasid uksele. Ja mis siis juhtus, kui nad bussi sisse läksid? Ma lihtsalt läksin mööda teist teed alla ja tulin tagasi üles ning ta tulistas mu autosse. Kas sinu autost tulistati? Nii et keegi ei tea, et need inimesed tulistati juhuslikult autosse. Ei. Minu auto tagaosas on kuulid augud. Aga sa ei tea, kes need inimesed on. Nemad ei tea, kes need inimesed on. Ma ei tea, kas nemad teavad, aga mina ei tea. Ma ei ole siikkandist. Midagi pole valesti. Mul pole aimugi, kus ma olen. Ma korjasin neid üles, pöörasin ringi. Ei, igas mängus on üks poistest välja läinud ja ees kõndinud ning ta on neid tõmmanud. Üks poistest selles autos, jah. Nii et nüüd on kõik tagasi autos. Kas keegi teine võtab veel peale? Ei. Jah, mul on need teised 2. Nii rääkis autojuht politseile. Ta ütles, et läks oma sõpru hommikusöögile peale võtma. Nad väljusid autost, koputasid uksele ja tulid siis tagasi autosse. 3 minutit hiljem räägivad politseinikud Jarvis Godfrey ja tema naisega. Kas ma võin teiega rääkida? Me püüame aru saada. Kas te tunnete neid või teie lapsed tunnevad neid? Ei. Olgu, kõik käivad Oak Hillsis. Ma ütlen. Olgu, mis toimub? Mida nad tegid? Ma kuulsin mitut erinevat asja. Me oleme majas. Meie oleme majas, valmistume tööle minema. Ma töötan FedExis. Olgu, ma olen siin, üritan oma vormi selga panna. Järgmine hetk, väikene tüdruk on liberaalne. Nagu keegi teine, ma olen kohe seal. Nagu te kõik peidate end seal sees. Ta karjub ukse juures. Olgu, sa kuuled, kuidas nad ütlevad. Oh, ja sõida. Nad lülitasid, tulevad ja kõik muu välja. Nagu me ei tea, kuidas nad seda nimetavad. Kas nad tulid üldse tagasi? Jah, nad tulid tagasi. Nad pidid tagasi tulema. Me elame Tupik tänavas. Okei. Nad pidid tagasi tulema. Kas kellelgi on aega selle veida tüübi jaoks? Kas nad tegid sinu sissesõiduteega midagi või midagi sellist? Ei, mitte sissesõiduteed. Nad lihtsalt tulid alla. Nad tegid, mis nad tegid? Nad üritasid uuesti minema sõita. Kas keegi on peal niimoodi? Okei, ja teie olete Starview'l? Me oleme Starview'l, esimene maja nurgal. Okei, ma rääkisin ühe teie naabriga, kes jalutas oma koeraga, ma arvan. Jah, vend. Ta ütles, et võib-olla nad peksid su ukse pihta. Ja nad võisid näha. Jäljed on ikka veel ukse peal. Okei, sa tead, miks nad lõid? Mine kutsu Jay. Proovi lihtsalt aru saada, mis neil tema vastu on. Sest mis iganes see ka poleks, te peate täna internetti kasutama. Tulevad inimeste majade juurde kell 5-6 hommikul, peksavad uksi. See on põhjendamatu, see pole lõbus, see on ohtlik. Teie ärge tehke nii. Ja kui sina oled juht, siis sa pead inimesi niimoodi ringi sõidutama. See võib sulle mingi pahandus tuua. See on rumal.
hästi, kas sa juba rääkisid teise politseinikuga? me ei räägi kellegagi. Ma ei tea, kas me juba jõudsime sinna. Ei. Olgu! Aitäh, me räägime nendega ikka veel, proovime kõigest aru saada. Aga tundub, et nad sõitsid tänaval üles-alla, tuled olid kustus ja nad peksid ust. Ma arvan, et see oli sinu oma. Jaa, ma ei tea, kas nad kellelegi teisele ka pihta said. Aga? Mida su tütar ütleb? Ei, mida ta ütleb? Ta lihtsalt ütleb, et ta tunneb neid. Küsi neid, miks nad seda teevad. Ja siis nad siin käituvad, nagu nad ei teakski, miks nad seda teevad. Nagu kõigist selle kvartali majadest just see. miks sa seda mulle ütled? Sest sa oled nendega autos. Sa oled nendega autos ikkagi. Sa oled nendega autos. Me ei tea, kes seda tegi. Kõik teist on valesti käitunud. See pole õige. Aga see pole õige. Me teame. Vitsemi. Nüüd teame. Miks sa siis räägid nagu? Sinu vanemad. Vaata koera poole. Meie oleme vanemad. Me hoolitseme selle eest. Kuugi. Proe. Tulge siia. Ma muutun kohutavad läägeks, mees. Sind ei huvita, mees. Kas ma võin temaga rääkida? Jah, võid küll. Kuule, kas nad kirjutasid sulle või midagi? Ei, aga ma tean. Sa ei tea. Nii et hoia seal oma kuradi mokk maas, mees. Ma ei tee sinuga nalja. Ei. Ma ei saatnud sulle sõnumit. Ma alustan sinu eest. Siit minema, ma tean. P2. Helista oma isale, helista oma emale, helista oma isale. Siin on politseinik lastega. Meil on lapsed, mees. Istuge oma autosse tagasi. Me hakkame välja mõtlema. Jõuame põhjani, sest suud nagu neil on mörinad. Ole vait. See ei loe, poiss. Sul pole üldse kannatust. Kas nad kirjutasid sulle või midagi? Sul on õigus. Teeskle, et annad neile palli, sest asi on selles, et... Joo, baby. See on ainus poiss, kes teab, kus ma olen. Ma käin Oak House'is. Ma käisin kunagi selle tibrukuga koolis. Kas ta käib praegu Oak House'is või käib ta kusagil mujal? Ta võib olla 1. aasta õpilane, võib olla 8. klassis. 8. klassis või 1. aasta õpilane, Rapid Runis. Rapid Run, Olgu. 8. klass? 8. klass või 1. keskkooli aasta? Praeguseks on näha, et Jarvis Godfrey ja tema naine on maru vihased. Nad ütlesid, et keegi lõi nende ukse lahti vara hommikul ja nende tütar tunneb mõnda neist lastest. Uurimine jätkub. Nendega rääkides väidetavalt läksid nad kõik Waffle House'i või midagi sellist. Minu isal pole siin midagi. See on lennurajal. Nii et ma mõtlen... Nad sõitsid ringi ja korjasid inimesi peale. See ongi see, mida ma räägin. Kas nad kirjutasid sulle või midagi sellist? See poiss, nagu ma ütlesin, elab nurga taga. Milline poiss? Kas ta natuke tunneb sind? Jah, sest ta sõitis põhikooli bussiga. Kas teil on mingi probleem? Ei. Kuna ta on minust klassi võrra noorem, siis ma tegelikult ei räägi temaga eriti. Olgu. Sa ei tea, miks nad sinu maja juures olid, eriti veel su ust peksmas. Ei, sa ei pea mulle bussi rentima ilma nende õpilasteta. Olgu. Mis te jaadus seal on? Esimene vastakuul. Las ma toon veel fahtu. See on needus. Ma helistan sulle kohe tagasi kindlasti. Kas te tõesti rääkisite nendega oma maja sissesõidu teel? Nad sõitsid minema, nad tulid kohale. Ma mõtlen, nad sõitsid minema. Nagu ma ütlesin, me olime tupiktänavas, nii et me nägime, kuidas nad tulid tagasi, tuled kustus. Lase mul olla oma kongis. Kui ametnik üritab pastakat leida, püüavad mitmed teised ametnikud aru saada, mis juhtus. Ja ilmneb mõningaid andmeid ühe kohta noorukitest, kes olid seotud uksekella naljaga. Sul on üks pastakas üle. Tundub, et ma olen enda oma ära kaotanud ja mul pole oma kotti kaasas. Nii et ma arvan, et nad olidki minemas. Nad on Starview'l ja Valge Maasturiga. No, nad alustasid ilmselt Mäkil. Wow. Kas meil on keegi seal? Control on. Kas nägid, mida nad seal tegid? Ta ütles, et ta võttis nad umbes 45 minutit tagasi peolt peale. Okei, nad istuvad autosse ja siis ta ei tea, mis patrull. Ta ütles, et ta lihtsalt pööras ringi. Ja siis äkki keegi ajab meid taga ja tulistab meie pihta. Kas me teame, kes nende pihta tulistas? Kas see oli see Valge Maastur väidetavalt? Ei, Valge Maastur on Starview'l. Alustan. See on hea küsimus. Ma mõtlen, et kuidagi sattus keegi Starview'le ja väidetavalt peksis nende ust
sellest sain mina aru. seda nad räägivadki selle valge maasturi kohta, sest seal on nagu ema, isa ja umbes 3 nende last. Jah, see võis olla nemad, ma ei tea. Ja, no ma arvan, et nad ütlesid, et isa tuli välja ja nad tihutasid mööda tänavat üles-alla kustutatud esituledega. Kas see oli teine auto? Või ei, kas see oli teine auto? Ta ei maininud seda. Nad ütlesid, et neid jälitati. Ma üritan aru saada, kes tema pihta tulistab. Tõenäoliselt mitte tema pere, ma arvan. Ma arvan, et mitte, aga ma mõtlen, kui see teda ehmatas. Okei, las ma toon. See, kes on väga ülbe. See, kellel on punane kiri peal ja püksid jalas. Käed pükstes. Oleme temaga sellepärast palju kokku puutunud. Kes see on? 2961. Väidetavalt on ta umbes 13 või 14. Ta on sündinud 2010. aastal, nii et ta on 16. Jah, ta on, jah. Ta lihtsalt veeretas neid. Tüdruk Tara istmel käib Oak Hillsi koolis ja ta arvas, et ta oli. Tüdruk juhtis autot. Tüdrukut ei olnud. Ei. Ei. Valges GMC-s tagaistmel on tüdruk. Kas me vajame valget GMC-d peale info, nende aadressi ja selle, mida nad nägid? Õige. Ma mõtlen, nad peksid nende esiuksele. Ma mõtlen, see ongi kõik. Ogu. Hästi, rääkisin just teise politseinikuga. Tundub, et teie maja polnud ainus, mis oli seotud. Nad käisid ka teistes majades ja võib-olla oli veel üks auto ka. Olgu, mis su aadress oli veel kord? Kas teil on näiteks uksekella kaamera või midagi sellist? Seal on kaamera, aga piim pole isegi otsas. See saab kohe otsa. Olgu! Mõnikord need pole aktiveeritud või midagi sellist. Seejärel küsib ohvitser, miks Jarvis Godfrey ja tema naine on teisel tänaval. Olgu! Kui te siia jõudsite, kas te lihtsalt vaatasite, kuhu nad läksid? Olgu. Kas keegi tulistas nende pihta juhuslikult? Sest nad ütlevad, et keegi tulistas nende pihta. See võis olla teine auto. Me püüame sellest aru saada, aga ma ei teadnud, kas olite teie. Me ehmusime. Teie teate. Andke meile paar minutit. Okei, kui te ei pahanda, siis oodake siin korraks. Me püüame aru saada, mis meil on. Aga tundub, et nad olid erinevates majades. Võib-olla oli veel üks auto. Sellega on seotud terve hulk lapsi. Õige, jah. Ja nad ütlevad, et keegi tulistas nende pihta, aga tundub, et see oli võib-olla see teine auto, mis väidetavalt neid jälitas või midagi sellist. Olgu. Tundub, et nad tegelesid millegi kahtlasega, ükskõik kuidas. Ja nüüd tundub, et nad muudavad oma juttu. Enne oli see Waffle House, nüüd ütlevad nad, et olid peol. Jah. On ju see naine, kes peab olema üllatunud. Nii vara. Jah, õige. Sul on õigus. Kevad vaheaeg, ma arvan. Mõni minut hiljem lähevad politseinikud piirkonda, kus teismelised ütlesid, et auto tulistati ja leiavad olulise tõendi. Tahtsin öelda, et kui soovite seda piirkonda kontrollida, aga võib-olla on see kuskil seal. Nad ütlesid, et tulistati just seal, kus on stoppmärk. See tüüp, kes kõiki probleeme põhjustab, elab seal. Yeah. Aga ma mõtlen, et ta võis väga hästi sees olla, kui see juhtus. Ma arvan, et see punane või see siin. Või see seal, kumb iganes see on. Siin see on. Serrant, politseinik või kapral? Ellie With. Sa oled üle 14. Ma ei puudutaks seda just siin, jah. Ma ei hakka püsti tõusma. Kas sul on see inimene, kes rääkis väidetavalt?
sellel on kas 82 või 89. kui me üritasime teda läbi otsida, et veenduda, et tal pole relva, jah, ta ei tee eriti koostööd. Kasutasime jõudu autos või mõned meist. Ei kuule linnaosa. Green Township. Politsei on. linna jagu pärast seda. Kas teil seal all on turvaline? Ma olen Ferry Income'i juures. kas ma kuulsin neid? Ei, lihtsalt pole ühendust. Mul pole aimugi, miks see nii on. Üks leiti otse 6251 ees. Starview. Ta on. Olgu, ta on. Siiani ainult üks padrunhüls, võib-olla 9 mm. Olgu, kas see on selle mehe aadressi ees või? 40. Võib-olla. Hei, telefon. Tal on kaamera, okei. Kas keegi saaks siin kuulata? Kas keegi veel tahab seda ka? Ta on kohe tänava lõpus. Hamburg Tuleb. Ta on valge GMC Masteri juures. Näed veel mõnda? Seal on pikkus. Cool. Jaa. Siit avas nende pagasiruumi. Jaa. Ma mõtlen, et kui sul on auto, mis põgeneb ja on juba seal all ning sa tulistad siit, siis seda ei saa kuidagi enesekaitseks õigustada. Ma ütlen talle, aga tema ütleb vastu. Mis sa siis teeksid, kui keegi murraks ukse sisse? Ta ütleb, et see seab minu elu ohtu. Ma sain aru ja ütlesin, et noh. See ongi see hetk, kui tulistada. Mitte siis, kui auto juba mööda teed minema sõidab ja sa tulistad nende pihta, kui nad lahkuvad. Ja sa oled, jah. Ja ta vihastab mu peale, aga ma ütlen, et sina oled see, kes läheks Suurbritanniasse. Nii, et politseinikud leiavad padrunikesta piirkonnast, kus teismeline tüdruk ütles, et tema auto pihta tulistati. Aga oota, kui sa arvad, et uurimine on läbi, siis eksid, sest üks naaber tuleb kohale ja tal on midagi teatada. Need lapsed ei paistnud eriti mures olevat. Seal on üks mees, keegi tulistas tema autot, nii et me lihtsalt üritasime ära minna. Miks nad siia sattusid, on suurepärane küsimus, millele keegi neist ei tea vastust. Üks naist. Kas nad kõik on juhid? Jah. Üks laps elab Mäki tänaval ja nad lähevad talle järele. Tüdruk võttis 3 kutti peale, et minna hommikusööki sööma. Sa lihtsalt tahad jääda sellel pool teed, see on kõik. Kas ma võin ühe küsimuse küsida? Muidugi, kas seal on tulistamist? Jah. Ma läksin täna hommikul välja. Ma kuulsin midagi umbes tund aega tagasi. See kõlas nagu tulistamine. Ja siis ma läksin välja ja rääkisin oma lindudega ning verandal on kuulijälg. Milline vooder? Su adress on? Siin samas nurgal. Olgu? Seda polnud seal, sest ma koristasin eile verandat. Olgu. Kas sa saad mulle näidata? Muidugi. Kas temal on ka midagi selle vastu, et koos aega veeta? Yeah, no. Jones, kas sa tahad, et ma läheksin alla, et infot saada? Me ikka veel püüame siin aru saada. Tundub, et mul on nagu juuksekarva täpsusega lask või midagi sellist. Murtsin sisse ja siis lasin paar lasku. Kas sa saad mulle öelda, kes sellest teatas? Ma ei tea, kes sellest teatas. Mitu inimest? Ma ei usu, et see on nii. See ei puuduta seda. See on kummaline, sest see pole sinu moodi. Ma vaatasin täna hommikul oma kaameraid ja väljas ei toimunud midagi. Olgu. Nii et ma ei näinud midagi, aga selle asukoht on peaaegu selline nagu... Ma ei tea, miks ei läinud läbi selle esimese sinise osa. See on selle taga. Okei, mul on hea meel, et me saime viimase kätte. Kas sa saad mulle öelda, kes sellest teatas? Ma ei usu, et see on nii. See ei puuduta seda. Okay, mul on hea meel, et me saime viimase kätte.
mõtle, kuidas siit edasi minna. Seal on Paul. Jaa, muidugi. Siin sees on kuul. Ma arvan, et on. Palun ära puutu midagi. jah, ma ei puutunud, see on okei. Ma oleksin võinud, sest panin sõrme peale. Kui sa juba tegid, siis see on ka okei. Lihtsalt ära tee seda enam, midagi sellist. Tegelikult üsna ilmne asi. Ma olen üsna kindel, et see ongi kõik, jah. Kas see on seal sees? Ma arvasin, et seal oli midagi. Kas me võime mõlemad siia tulla? Need majaomanikud on šokis. Nad ei suuda uskuda, et keegi tulistas nende maja pihta. Ei suuda uskuda. Mul on hea meel, et teiega on kõik korras. Mis on telefoninumber, millelt 11 kätte saab? Ma ei usu. Ma arvan, et see on just seal. See paistab olevat lihtsalt vooder. Jah, ma arvasin ka nii. Kas te saite selle mehe kätte? Jaa. Äge boss. Kas ta jooksis suvaliselt ringi? Ei, see on terve keeruline asi, milles ma olen sina, aga ma arvan ja. Ja me suuname selle ümber, jah. Elli Vest, sa oled liike. Ma olen kindel, 100% kindel selles. Jätta see praegu nii, lihtsalt ära puutu midagi, tõenäoliselt. Anna talle nagu CIS-is. Tõenäoliselt. Ogu. Nii et vod. Jaa. Nii et tõenäoliselt. Või üks meie kriminaaltehnikutest lahkus just 20 minutit tagasi. Te olete ilmselt siin olnud sellest ajast, kui tulistamine toimus. Ma kuulsin seda umbes tund aega tagasi. Oleme siin olnud umbes kella 6:30 pluss miinus. Võib-olla natuke hiljem. Ma kuulsin seda umbes kell 6. Nii et. Jah. Lihtsalt ära puutu seda. Jäta see sinna. Ja siis tuleb tõenäoliselt kohale kriminalist, kes kogub selle kokku ja annab mingil hetkel uurijatele üle. Jah, ilmselt vaevu läks sellest üle ja oma trajektooril lihtsalt kukkus sinna sisse ning jättis kõik muu vahele. Aga kindlasti ei läinud läbi, sa näed seda ikka veel. Kas sa saad mulle öelda, kes see oli? Ma ei saa. Kas sa saad mulle öelda, kas see oli Brouwer või Starview? Ma ei saa sulle tegelikult midagi muud öelda peale selle. Teie pole seotud, te lihtsalt sattusite halval ajal valesse kohta. Ma tulen kohe tagasi, nagu ma ütlesin. Ära puudu seda. See paneb meid proovile, kui me seda kuuleme. Täiuslik. Ei, ma näen ikka veel patruunid seal sees. See vestlus toimus umbes kell 7:20 hommikul, umbes tund pärast tulistamist. Kerime edasi kell 10:50. Mõned tunnid on möödunud ja politsei plaanib Jarvis Godfrey kodus läbiotsimismääruse alusel läbiotsimist korraldada. Ma tahtsin sulle teada anda. Ma tahtsin sulle teada anda, see on... Detective Lammers is come up here with the paperwork, he'll give you a copy. Okay. Nii, et me lihtsalt ootame siin. Sijaan. Siin on teie läbiotsimismääruse koopia. Need teavad olema notariaalselt kinnitatud. Sige ole mingi notar. See peab ikkagi nüüd ära tehtud saama. Jah, peab küll. Sijaan. Jah, saab küll. Kas me võime? Kas on võimalik, et sa saad kutsuda taagi kedagi, keda me ei saa notariaalselt kinnitada? Jah, sul on. Me kas läheme sinna sisse, ignoreerime seda või kasutame võtit? Sian!
meie maksame arveid, vend! Meie maksame! Meie töötame kõvasti, sest me hakkame olema... Me ei ole ohvrid. Nemad. Teil on, kuidas te kõik saate siin istuda ja meiega nii teha, vend? Ma töötan liiga kõvasti. Ma töötan selle nimel liiga kõvasti, vend. Ma töötan liiga kõvasti. Te kohtlete mind nagu kurjategijat. Praegu pole seal ühtegi koera. See ei ole mingi koer. Seal ei ole koera, seal ei ole koera. Ma üritan mitte nutta. Ma teen kõvasti tööd. Lapsed saavad meiega teha, mida tahavad. Milleks? Ma olen siin. Mees, ära räägi. Ma ei tea, ma üritan nutta. Ma olen siin. Kas seal on rohkem kui üks lukk või ainult see riiv? Ma hängin teiega, ma ei tea, ma ikka ei tule. See on liiga palju. See on palju. Kas te kõik võiksite oma jalanõud ära võtta? Palun! Vau, poisid! Ma ütlesin talle, et ma ei taha, et ta seal oleks. Õige, sest päeva lõpuks on see nagu, kuulge, miks te rikute privaatsust? Politseinikud on majas ja viivad läbiotsimist. Läbiotsimisloa alusel otsides tõendeid. Kui ohvitser Jackson jääb Jarvis Godfrey ja tema naise juurde, siis nagu näha, pole nad just eriti rahul. Ma ei tea, kas te jääte paigale või mitte. Ma ütlen neile, kui jääte. Sain aru! Olgu. Ma tean, et meil oli juba kokku lepitud, et sul pole võtit vaja. Sa juba rääkisid meile kõik ära. Ta võib olla veidi jonnakas, nii et ma vabandan. Tao Noor. Ma tean. Ma tahan alati koera endaga kaasa võtta. Ma tean. Ma tean. Jesus. Vähemalt on ta ukse peal. Noh. Sina pole seal all käinud. Mind ei huvita ükski neist asjadest, mees. Praegu hoiavad nad silma peal lastel ja neil on kehakaamerad. Patrullpolitseinikel on need olemas. Me kaotasime just oma jälgija. Vabandust, Hendriks teist A. Ma arvan, et ma ei vaadanud. Kuidas sa end tunned? Love. Meil on olnud rohkem naabreid. Ma ei tea, kas ma just ajasin su segadusse. Hästi. Sul on kõik korras. Hoolitse enda eest, eks? Ma saan sellega hakkama. Igatahes vabanda selle pärast. Ta lihtsalt. Ei ole, ma ei mõtle midagi välja. Ma olen seal kandis, ma saan aru, pole probleemi. Mis iganes juhtub, nagu ma sulle juba ütlesin, ma ei arva, et kumbki teist oleks halb inimene. Me ei ole mees. Inimesed ei hooliks meist nii palju, kui me oleksime halvad mees. Mulle meeldib see maja. Võtke tagumine sissesõidutee. Minutite möödudes loivad Jarvis ja ta naine määruse läbi ning neil tekib küsimusi. See on ka minu koera sünnipäev. Kas meil hakkavad sünnipäevad olema? Ma ei saa aru, millest sa räägid. Ma ei tea, millest sa räägid. Mees, nad lihtsalt üritavad jätta muljet, nagu keegi üritaks midagi teha. Kuidas see kõik toimub?
Sest ma vaatan, eks ole, sa ei saa temalt küsida. Sa ei saa temalt selle kohta küsida. Midagi. Ma eeldan seda. Põhimõtteliselt on 2 maja, millest ma olen kuulnud, mida on tabanud kuulid. Okei. See oleks siis eluruumi kahjustamine või tulistamine elamisse. Okei. Avalikute kohal tulistamine. Seda ei saa teha. Augu. Sa ei tohi üle sõidutee tulistada. See olekski see. Kõige naljakam rünnak oleks see, kui autos olevad inimesed, kelle autot tabas kuul. Augu. See oli põhimõtteliselt raske kallaletung. Kas sa põhjustasid kellelegi tõsist kehavigastust või sind või neid rünnati? Nii, et on olemas midagi kodukaitse põhimõtte taolist. Aga see on nagu... Sellest ta praegu räägidki, jah. Okei. Jah, nii et... See sõltub, kus oht oli. Kui see oli tänaval, siis see ei kehti. Kui see on maja ees, sinu ukse ees. Umbes nii see toimikski. Ja mul ei ole kõik üksikasju. Tead, detektiivid on asja üle võtnud, nii et nad on kõiki selle kohta põhjalikult üle kuulanud. Minu mõte on see, et kui sa näed autot mööda tänavat tulemas. Just nii. Aitäh. Nagu ma võrdlen mingil hetkel. Naaber peatub, et rääkida politseinik Jacksoniga. Ja, kas teil on sellest mingit videot või midagi? Kaamerat ei ole. Kaamerat ei ole. Ma kuulsin lihtsalt hääli. Ma arvasin, et see oli nii. Ma teadsin, et see tuli siit ülevalt. Ma olen seal all, kus valged kaubikud on sissesõiduteel. Sa oled ka Starview'l? Jah. Mul on aknad lahti. Ogu. Kostis nagu 5 lasku. Ma ei usu, et me siin millekski vajame. Ja, mis su aadress on? Ja, sa kuulsid neid lihtsalt umbes kell 6:20. Ma nagu astusin välja ja kuusin mingisuguseid hääli suure ekraani või millegi sellise juures. 6:22. Veidi hiljem üritab Jarvis Godfrey anda detektiividele juhiseid. Ta lihtsalt, ta on... Kas sa saad ka sellest uksest pilti teha? See jalakäijate sild otse seal ees. Ma mainin seda. Neid ei huvita see. Neid ei huvita, mis selle kõik põhjustas. Ja see on vastik. Ta võib-olla juba on seda teinud. Võib-olla juba on. Aga kui ei ole, siis me dokumenteerime selle. Teeme sellest pildi, mõõdame ja vaatame, kuidas see välja näeb. Aga see on nagu... Te kõik ikka tahate proovida. Võtta selle koha, mida te tunnete. Vaata seda, mees. Ma ei tea, mis siin ümberringi toimub, aga kuidas su täna hommikul läheb? Ja. Proua. Ei, proua, me räägime veest. Nii et kui te pole hommikust söönud, siis kus te kõik sõite? Mida, proua? Me räägime veest. Me räägime veest. Jah, proua, noh, kui te nii ei arva... Kas sa tahad midagi? Mul on kõik hästi. Ole Jarvis, nagu ma ütlesin, ma hoolitsen selle eest, et nad dokumenteeriksid ukse. See on ainus asi, mis mind praegu närvi ajab. Ma nagu näen seda. See on see, mis mind närvi ajas. Sest ma sain aru, mis selle kõik põhjustas. Selle asemel, et siin istuda ja põhjuse juurde minna, te lihtsalt ründate inimesi. Te käitute nii, nagu keegi sureks siin kohe ära. Me ei seganud kedagi. On selgelt näha, et just see põhjustas kogu selle segaduse. See ongi sinu agressiivsus. Sa üritad kellegi majja sisse tulla. Vaata aknaid. Aknad on lahti lükatud. Lapsed on kohe selle akna teisel pool. Magavad pikali. See ei ole õige. Ma lasen tal sellele pilgu peale visata. Palun, proua. Sa seadsid meie pere ohtu. Ma ütlen lihtsalt, et olen teel. Selle lapsel pole sellega midagi pistmist, ta on süütu. 4230. Kui sa oleksid sinna sisse saanud, oleksid sa võinud sellele lapsele midagi halba teha. Ma oleksin kaotanud oma, sellepärast. See pole õiglane. Kuule, ta ei kutsus kedagi seda tegema, mees. Ole nüüd, mees. Ta on süütu nagu. See pole õiglane. See pole üldse õiglane.
lõpuks detektiivid tulevad tagasi ja ütlevad politseinik Jacksonile, et nad leidsid mõned tõendid. Ma küsin teilt ainult parkimisreegli rikkumise kohta. Roheline vanem mudel kaheukseline sedaan, mis on pargitud tuletõrjerajale Tupiktänava lõpus. Kaebuse esipidaja soovib telefonikõnet. Nad ütlesid, et auto tuleb välja kell 6. Muide, ma olen ikka veel liinil. Leidsid rohelised 45 juures, nii et ja siis 3 tühja 45, kesta need korjati üles. Maja siis. Nii et kui nad kunagi ütlevad, et hakake neid tükeldama, siis me võtame need ära. Ogu. Kas sa tahad, et ma teeksin seda? Ogu. Ma ei tea täpselt, millega detektiiv Lambert sind süüdistab, aga sind süüdistatakse ühes relvarikkumises. Tule juba, mees! Ma teen seda oma laste ees! Ma ei tea, miks see nii sügavale läheb, aga päeva lõpuks, nagu ma teile ütlesin, keegi ei teinud sellest uksest pilti, keegi ei märganud, et meil oli laps. Kas sa näed seda paletti seal põrandal? Seal põrandal lamas laps, mees. Nagu tule juba, mees. Kuule, see on ju oma kodu kaitsmine. Las ma räägin kõigepealt ära. Nagu ma ütlesin, nagu ma sulle varem ütlesin, see, et sind millegagi süüdistatakse, ei tähenda, et see ei saa. Ma toon sulle veel. Või hiljem muutuda. Või ei tähenda, et neile see ei meeldi. Mees, sest lõpuks ei taha keegi kedagi tülitada. Olgu, kui sa kedagi ei tülita, aga ma üritan tööle minna. Nüüd ma istun siin. Ma võin oma tööst lahti saada. Ma pean välja saama, leidma uue töö ja kogu protsessi uuesti alustama. Ja see ei ole õiglane, et keegi võib sõna otseses mõttes oma jalaga mu ukse lahti lüüa. Ja siis ma jooksen mööda tänavat, kus on hämarad tuled, mees. Nagu su hind on vale. See on vale. Mu elu tundus kolmas. See on kõik, mida saab üles tuua. Seda ma sulle räägingi. Ära lase tänasel päeval end määratleda. Mina ka ei lase. Ma olen suurepärane isa. Minu lapsed. Sa oled minuga. Sa oled tubli. Sa oled suur mees. Ma võin sinu peal 2 komplekti kasutada. Nii et mis toimub? Mind süüdistades. Täpselt nagu sinu sõpper. Aga sinu selja taga. Kas sul on väga probleem olnud? Minu parem õlg. Mul on 2 komplekti. Ta on suur tüüp. Hoided mina kollase särgiga. Nii et ta tuleb koos meiega jaoskonda tagasi. Meil on natuke paberitööd teha. Ta on nagu terane. Ma hindan sind väga, mees. Ma luban sulle. Ma teen kõik, mida sa vajad 3. nädal. See on üllatus. Sa saad sellest ühel päeval teada. Ma ei ole laupäeval haige. Ma olen selle suur pooldaja. Sa küsid valest inimeselt. Inimeselt? Ma ei tea. Prantsuse bulldog. Jah. Lähme tagasi minu kohtusaali. Kas sa oled kunagi kuulnud? Ma ütlen, et meil on õigus. Te kõik. Jarvis Godfreyle esitati süüdistus raskes kallaletungis, 2 süüdistuses tulirelvast laskmises keelatud objekti läheduses ning tulirelvast eluruumi või kooli turvatsooni suunas või sinna sisse laskmises. Ta viidi Hamilton County Justice Centerisse ja hiljem maksis ta $80,000 suuruse kautsjoni. Sellest ajast alates on ta alustanud GoFundMe kampaaniat, et koguda raha oma õigusabikulude katteks. Ta kirjutas: Ma olen hetkel vabaduses $80,000 suuruse kautsjoni vastu ning mind süüdistatakse mitmes raskes kuriteos ja ühes väärteos pärast 2026. aasta 4. aprillil toimunud juhtumit, mis toimus laupäeva varahommikul kell 5:30. See, mida minu kohta uudistes räägitakse, ei peegelda seda, kes ma tegelikult olen. Need, kes mind isiklikult tunnevad, teavad, et olen pühendunud isa ja inimene, kes on alati püüdnud õigesti käituda. Sel päeval tungiti minu koju agressiivselt sisse ja minu ainus prioriteet oli oma pere kaitsmine. Isana on see instinkt, loomulik. Kahjuks on olukorda kujutatud viisil, mis näitab mind kellegi teisena, kui ma tegelikult olen. Ma ei ole kunagi varem seadusega pahuksis olnud. Ma ei ole see inimene, kellena nad mind kujutavad. Ma olen lihtsalt isa, kes püüdis oma perekonda kaitsta ja nüüd pean selle tõttu tõsiste tagajärgedega silmitsi seisma. Ma palun teie toetust sel raskel ajal. Igasugune abi, mida saate anda advokaadi leidmiseks, tähendaks mulle ja mu tütardele kõike. Ma tahan olla nende jaoks olemas, et neid edasi kasvatada ja kaitsta. Politsei teatas, et 4 juhtumiga seotud alaealist said süüdistuse avaliku korra rikkumises. Hoiame sellel juhtumil silma peal ja anname teile teada, kuidas asi laheneb. See oligi kõik selleks korraks saates Crime Fix. Mina olen Angela Levi, aitäh, et olite minuga.
kohtume siin jälle järgmisel korral.